Enne kui tänase selle pokkerisaate teemas Kuulbet Open Online'ist räägime, et siis sinust endast, rahvustest rääkides, sa ei ole klassikalise eestlase outfit väljanägemisega, et see nimi on ka Samir. See päritolu on kust, ma ütleks kõla järgi on niisugune Usbeki. No kant on õige, Aserbaidžaan on. Aserbaidžaan on õige, jah? Täpselt. Okay. Aga see ongi see, et inimestel on keeruline aru saada, et mis see täpne regioon on. Et taust on muidu jah, Aserbaidžaani, aga tegelikult ma olen sündinud. Sa oled Eesti Aserbaidžaan, ta on Eesti sündinud. Haapsalus sündinud, üles kasvu. Mõistad sa, nagu su keelekasutus on nagu näitab Eesti kooli ja kõike muud? Ja ikka käisin Eesti koolis ilusti. Et suht nii-öelda. Aga sa sulandud siia rahvusvahelisse keskkonda muidugi hästi. Seda küll jah, et ma ei ole isegi kõige eksootilisem, et meil on siin mingi brasiillasi ja Peruu inimesi ja Tšiilist ja no igast kõik rahvused on nagu esindatud, et ma ei ole üldse eksootiline. Ja siis, kui sa tulid hasartmängu valdkonda, tulid kohe tegema turundust, eks ole, Eesti poole peale. Enne seda, mis sa tegid siis ka enne 2016? Ma ei tea, kas ma tahan intervjuus nüüd avalikult seda reklaamida. Tegelikult ma töötasin tubaka valdkonnas, Philip Morris International nagu. Ei, seal ei ole midagi selles oli halba selles mõttes, et nendest suurkorporatsioonidest saab nagu hästi tugeva turundustausta. Ei, seda küll, aga lihtsalt naljakas see, kui muude inimestega tuttavaks saada, siis nagu tuleb ikka jutuks, et kus sa töötanud oled nii edasi. Et ongi, et inimesed hakkavad naerma, et nagu praegu töötanud hasartmängus on ju, enne olin tubakas, et nagu järjest siuksed nagu pahelised valdkonnad. Ja no mul oli sama, enne seda oli alkohol. Aga seal on mingid teatud nagu joonte sarnasused või eks selline pahede maailma töö on, eeldab teatud isiksuse omadusi võib-olla, et see on nagu kenasti. Et sa pead olema väga creative, vaata, sest nagu nendes valdkondades on nagu piirangud on peal, et tubakas ei saanud üldse reklaami teha, et seal olid nagu väga ei saanudki nagu sellist traditsioonilist turundust teha. Ja peab olema ka piisaval määral vastutustunnet, eetikat, et teha asju. Jah, täpselt, hasartmängudes samamoodi. Et päris huvitav ja et kui sa leiad isegi nõksu, kuidas lastele tubakat reklaamida, sa ei tee seda sellepärast, et sul eetika tunnet on paigas. Ei, kindlasti mitte. Hasartmängudega samamoodi. Aga selge, aga räägime siis Kuulbet Open Online'ist, et Kuulbet Open oli, võiks öelda, et nagu eestlaste selline lemmikfestival. Väga hea mulje jättis korralduse poolest. Mitu aastat seda jõudsite teha? 2 aastat jõudsime teha. 2018 oli see esimene, meil oligi algusest peale plaanis, et aastas 2 korda teeme, et nagu kevadel, maikuu alguses tavaliselt on ja siis sügisel, siis oktoobris või novembris on ju. Need on sellised head kuud, millal sellised üritust teha, et nagu suvel ei hakka sellised asja tegema, inimesed on ikka väljas ja reisivad ja nii edasi on ju. Et 2018 tegime 2 sündmust ja 2019 ka on ju. Ja see aasta oli ka meil muidugi juba plaanid olime nagu käima lükanud, tahtsime maikuus teha siukse päris võimsa festivali, täpselt nagu enne Euroopa meistrivõistlusi ka jalgpallis on ju. Tahtsimegi teha sellise jalgpalli stiiliga pokkeri festivali. Aga nagu sa tead, tuli see koroonaviirus ja kõik need asjad on ju, et siis võtsime juba suht varakult selle otsuse vastu, et nagu märtsis, kui see eriolukord juba välja kuulutati, et me juba otsustasime, et ei ole mõtet sellises keskkonnas live eventi teha, et see on nagu liiga riskantne. Eriti kuna meil tuleb nagu välismaalt väga palju pokkerimängijaid, et Norrast ja Soomest. Ja ta oleks ebaõnnestunud ühte või teistpidi. Et nagu ainult Eesti mängijatega, muidugi tahaks võimalikult palju Eesti mängijaid siia tuua, aga selles suhtes, et kui me tahame ikkagi sellises mastaabis festivali teha, et see on vaja ikka nagu välismaa kliente ka ligi meelitada nagu. Et ma ei tea, nagu sa ütlesid, et eestlastel on see väga hästi peal läinud, hea meel seda kuulda, et aga nagu kommuunisiseselt ma olen alati, kõigil on erakordselt positiivsed emotsioonid Kuulbet Openitega seoses olnud, et just korralduslik pool ja kogu turunduspool ja meelelahutus ja kõik on tasemel. Aga ma saan aru, et ka online on, eks ole, teist korda nüüd tulemas. Või selle nime all mitte või kuidas selle on? Sa pead silmas, et see Kuulbet Open Online, siis teeme teist korda on ju. Jah, selles suhtes, et kevadel, kui me nagu selle live event'i canceldasime, siis me suht kiiresti otsustasime, et teeme ka nagu siis online versiooni sellest on ju. Aga ütleme, see oli nagu ajastuse poole pealt ei olnud võib-olla kõige parem, sest et see oli nagu maikuu lõppu jäi on ju.
ja siis oli juba nagu noh, ilmad ilusad on ju, ja siis inimesed olid juba 2 kuud nagu kodus karantiinis istunud on ju, siis tahtsid nagu välja pääseda, et siis see osalejate arv ei olnud nagu võib-olla nii kõrge on ju, et nüüd loodame natuke suuremalt seda asja nii-öelda promoda ja loodetavasti inimesed tulevad kaasa mängima ka, et auhinnafondid on nagu täitsa viisakad, et mis teil garanteeritud auhinnafondid on, kuidas te neid näete? kogu turniiri peale me garanteerime ära vähemalt või tähendab kogu selle festivali peale siis nii-öelda, et garanteerime ära 50 000 eurot auhinnafondi. Main event'il on garanteeritud vähemalt, oli vist 17 500 nagu. Ja main event'i maksumus on? 300 eurot paik. Ta ei ole väga kallis, ta on ka nagu Eesti keskmisele pokkerimängijale on jõukohane. Seda enam, et kui mängida satelliite, mida ka me siin täna mängime selle saate raamis. Millised ootused on? Palju eestlasi mängu läheb? No... Me võime mingi ennustusvõistluse teha, et vaata, kui ma lõigus on, mis sa pakud? Ütleme niimoodi, et kui võrrelda selle nagu live event'iga, et seal on tavaliselt eestlasi olnud kuskil main event'il siis kuskil 100 ringis nagu. Online'is tahaks loota, et tuleb enam sama palju, eriti kuna nagu hind on ka soodsam, nagu sa mainisid, et nagu live'is on meil olnud tavaliselt 550 on ju. Online'is teeme nüüd 300-ga, et siis ma pakuks kuskil, kui 100 eestlast tuleks, oleks väga tore, kui me kõikide riikide peale võtame, et siis tahaks juba sinna mingi 300-400 kanti nagu jõuda. Plaanid on ambitsioonikad, eks muidugi inimesed on valmis rohkem maksma live experience'i eest. Aga kuna seda niikuinii võtta ei ole, siis ma kaldun suga nõustama. Aga et ma lihtsalt nagu sama numbrit ei pakuks ja kuna nii palju loogilisem on võita, kui ma pakun vähem, siis ma arvan, et tuleb 80. No seda on paremini ka, sina teed neid pokkeri vente rohkem kui mina. Minu võiduhaare on 0-80-ni, sul peab olema, sul on 90-st ju hea rohkem. Mul on rohkem mänguruumi, nii et... Jah, on sul midagi lõpetuseks öelda veel Eesti pokkerimängijale, Eesti pokkerikommuunile? Jaa, et soovin neile edu selle satelliidi raames ja loodan, et siis võitja esineb hästi ka sellel põhiturniiril, et viimase live event'i võitis eestlane, nii et oleks tore ka kui selle online'i võidab ka ilmselgelt eestlane. Kui muud ei ole, ma regan ise sinna tunnele, võidan ära selle. Aga aitäh sulle, Samir, ja näeme lauas kunagi. Näeme.